Nii, jäime ootama siis kaarti. Vabariigi Valimiskomisjon, palun. Nüüd toimub fikseerimine. Sisestame kaardi lugejasse. Kaardi. Kaardis. Järjest, jah. Kui on avatud kaart, panete kaardi lugejasse, ootate, kui on kaart välja loetud ja siis saate eemaldada kaardi ja minna uuesti fikseerimisele. Kaart 7, 71. Näete siit, seda turvat veeks, et kuidagi enam ei kasa. Kohe vastu. Näete siit, seda turvat veeks, et kuidagi enam ei kasa. Ta tuleb kohe uuesti. Teeme selle ringi ära ja siis lähevad uuesti kleepima. Et nüüd palume Vabariigi Valimiskomisjoni liikmed ennast siis tuvastada. Audiitor fikseerib võtmeosaku omaniku, vaatab ja kontrollib üle turvakleebised, vaatab ja kontrollib üle võtmeosaku numbri, fikseerib lahti võtmeosaku ja annab selle üle siis Vabariigi Valimiskomisjoni liikmele, kes siis läheb ja sisestab selle kaardi lugejasse. Ja kui on sealt see osak välja loetud, siis uuesti fikseerib selle võtte kinni ja ka siis läheb järgmine kuni siis 5 korda. Nüüd siis me saamegi kätte ja hakata lugema seda valimistulemust, siis tekib meil valimistulemus ning see allkirjastatakse siis mälus oleva privaatvõtme abil ja seda, nagu ma enne mainisin, siis pannakse üles lugemiseks kõigile. So you can see the first member of the National Electoral Commission has Kaart 6, number 72, korras. Või seda pärast. Peame ringi ära. Kaart 3, number 75, korras. Kaart 4, 74, korras.
vaatame siis tuleb. Ja Vabariigi Valimiskomisjon võib siis uuesti leepeket alla panna, enam me neid võtmeid kasutada ei jätka. Nii. Esimene. Teeme tühjaks, Iluse jaoks. Või selle kaardi panemist seda kõik neid tühjaks teha näiteks. Ja me ei taha ju, et eksisteeriks masin, kus on kasutatud vetid, privaatvetid ja siis krüptogramme, kus küljes on isik on. Ma saan aru, et jah, kõik võetakse ära süsteemi, kus seda teha. No meil on Linux olla, mis on selles mõttes, et lisaks see juhuslikkuse kogu ja seal on meil ka Windows Executive. See on kindlasti Linuxil olemas, see on kindlasti Linuxil olemas. Et mis on selle niimoodi põhjendus, mis on, et kui see keep-kaartide rakendus vajab Windowsit, siis see on üks põhjus, mis ma saan aru. Kas on see tõlkimis? Näitab Aralimus. Mis? Meil anonüümis loogi ka. See on kahest. Teil on mingi 1 lood vaatari seal neid, jah? Võtta uuesti faile. 1 lood vaatari. Siis ei ole enam palju.